Täna selgus, et sekretär Hekset palus staabiülemal kindral Randy George'il tagasi astuda ja pensionile minna. Vaata tema foto West Pointi loal. Põhimõtteliselt tähendab see armee kõrgeima mundris ohvitseri tagandamist ja nagu ma paljudest pealkirjadest näen, öeldakse, et see ohvitser vallandatakse. Samal ajal kui Issernevei relvajõud jätkavad lahingutegevust Iraaniga. Kas on õige häll põhimõtteliselt arvata, et me kaotame armee kõrgeima mundris ohvitseri? Kas sellel on mingit mõju sellele, kuidas sõda Lähis-Idas juhitakse? Ma ei usu, et sellel on suurt mõju. Armee ei mängi seal meie tegevuses keskset rolli. Nad osalevad muidugi, aga mitte nii palju kui teised arud. Sõja ajal vallandatakse kõrgeid kindraleid kogu aeg. Näiteks Lincoln sai väga kuulsaks vallandamiste poolest. Ta katsetas mitmeid kindraleid, kuni valis Ulysses S. Granti oma peamiseks kindraliks. Nad ei teinud seda, mida ta vajas. Nii et otsis kedagi, kes suudaks asjad ära teha ja Grant sai sellega hakkama. See juhtubki sõjas, me näeme kogu aeg kindraleid vallandatavat, samuti ka admiraalide puhul. Ja ma mainiksin, et see administratsioon on juba vallandanud umbes 10 kindralit ja lipuohvitseri. Tuntud on see, et staabiülemate ühendkomitee esimees C.Q. Brown vallandati. Mereväe operatsioonide juht Lisa Franchetti vallandati. Ja siis vallandati DEA juht ning ka õuväe asejuht vallandati. See jätkub lõkutult. Kui vanem ülen ja oma haru kõrgema auastmega ohvitser, sul peab olema suurepärane suhe teiste ülemustega ning samuti kaitseministri või sõjaministriga. Ja antud juhul Randy Georg, kes vallandati, valiti tegelikult sellele ametikohale administratsioonis, eelmises administratsioonis. Enne seda tööd olid olnud kaitseministri peamine sõjaline nõunik Bideni administratsiooni ajal. Huvitaval kombel oli Christopher Neer, kes on paljude kindralitega võrreldes suhteliselt madala staažiga, sõjaministri Hekseti peamine sõjaline nõunik. Nii et seda juhtub palju. Kui jõutakse sellele tasemele, tegeletakse suhete ja paljude asjadega, mida mõned nimetaksid poliitikaks. Aga mitte poliitika parteilises mõttes, vaid poliitika selles mõttes, keda sa tunned, kes sinu eest niite tõmbab ja sellised asjad. Nii, et ma lugesin varem, täna on meil siin see kaart, et anda aimu, kus osa Hormusi väina liiklusest asub. Ma usun, et seda uuendatakse aeg-ajalt, nii et põhimõtteliselt annab see meile üldise ettekujutuse liiklusest. Täna õhtul lugesin, et umbes 40 riiki arutasid ühisaktsiooni Hormusi väina taasavamiseks ja Iraani takistamiseks, et ta jutumärkides hoiaks ülemaailmset majandust kinni. Ühendkuningriik korraldas selle, nii see paistab hall. Mis oleks siis kõige kindlam ja tõhusam viis, kuidas need 40 riiki saaksid selle algse idee pikaajaliselt teoks teha? Ja see esimene kohtumine on osa praktiliste ja konkreetsete tegevuste seeriast. Ma kujutan ette, et kõik ühinevad ühisesse rakkerühma, et hoida Hormusi väin avatula. Neil 40 riigil on palju miinijahtijaid. Ja kui sa vaatad seda kaarti, siis märkad, et just selles konkreetses punktis oli liiklus. Tead, seal kaugel, tead Kishimi saare ääres, seal üleval, Pandarabase lähedal, näed sa laevu. See on nagu see teemaksupunkt, mille iraanlased avasid. Nad tahavad, et laevad läbiksid need saared Hormusi lõunaosas, maksaksid $2 miljonit suuruse tasu ja liiguksid edasi. Mida sa ei näe on see, et seal asuvad rahvusvahelised mereteed, kus tavaliselt oleks liiklus. Sa ei näe seal midagi. Paljude inimeste peas on küsimus, kas need mereteed on miinidega kaetud? Just sellepärast ei taha iraanlased, et keegi sealt läbi läheks. Ja see võtab aega. See saab olema pikk ja põhjalik töö, kuid see nõuab palju miinijahtijaid, mida liitlastel lihtsalt napib. Koos on neil riikidel mitu miinijahtijat ning teisi olulisi mere- ja õhuressursse, mis oleksid ühisoperatsiooni jaoks hädavajalikud
et hoida see piirkond avatuna. Aga enne tuleb teha mõned operatsiooniala ettevalmistavad tegevused. Ja mõned riigid rõhutavad väga selgelt, et peab olema kas ametlik või tegelik relvarahu. Aga peab olema mingisugune aktiivsete laevatõrjevõimete kasutamise lõpetamine. Nii et üks asi. President Trump postitas selle varem täna. Ta ütleb, et Iraani suurim sild varises kokku ja seda ei kasutata enam kunagi. Palju rohkem on veel tulemas. On aeg Iraanil sõlmida kokkulepe enne kui on liiga hilja ja enne kui ei jää midagi alles sellest, mis võiks veel saada suureks riigiks. See on ekraani pilt, meil on video, mille ta postitas. Siin laseme selle käima, see on lühike. Näitab põlevat silda ja seal on näha tuld. Ilma graafikuta on näha, et see hakkab kiiresti kokku varisema ja lagunema. Vähemalt osaliselt. Nii et Raul, Ma tean, et Iraani valitsus vastas sellele sillaga seotud olukorrale. Mida sa siin jälgid? See oli tohutu sild, mis asub Teheranist lääne pool ja ühendab teise suure linnaga. See on oluline ühenduskoridor, logistiline marsruut ja see valmis alles, ma arvan, et 1 või 2 aastat tagasi muidugi. See on laastav löök, sest see oli kõige ilusam ja suurim sild Iraanis. Nüüd, nii palju kui ma aru saan, siivad iraansed sildu Pärsia lahe riikide ümbruses ja teisi, mida nad võivad õhku lasta. Ja esimene, mis kohe pähe tuleb, on sild, mis ühendab Saudi Araabiat Bahreiniga. Olen kindel, et nad proovivad seda rünnata. Aga mida see tähendab? See on esimene suur rünnak kriitilise taristu vastu pärast seda, kui president Trump eile õhtul rääkis Iraani pommitamisest. Tagasi kiviaega. Paljud inimesed püüavad mõista, mida see tähendab viia nad kiviaega. Nagu mainisime, on EOS seda teemat juba mitu korda tõstatanud ja me uurime seda. Rünnates nende elektrijaamu ja kui me ründame nende elektrijaamu, lõpetab see tõhusalt kaasaegse tehnoloogia kasutamise. Iraanis oleks neil nende jaamade taaskäivitamisega suuri raskusi. Seest üritaksid iraanlased pommitada elektrijaamu, soolavee magestamise tehaseid ja muud infrastruktuuri Pärsia lahe piirkonnas. Aga see on esimene kord, kui me midagi sellist teeme. Kas see on hoiatus, mis ütleb, me mõtleme seda tõsiselt? Me ründame kriitilist infrastruktuuri. Kuigi rahvusvaheline õigus nõuab sõjalist eesmärki, on fookus kriitilisel infrastruktuuril. Mis see on? Raul, tead on veel üks asi, mida ma nägin uudistes ja see on seotud Jeemeniga. Tundub, et me kuuleme teateid selle kohta, et iisraellased tuvastasid Jeemenist Iisraeli suunas tulistatud raketi. Sõjaline teade tuli kohe pärast Iraanist tulnud raketialarmi. Tead, räägime huttidest. Sina ja mina oleme neist viimastel aastatel nii palju kordi rääkinud. Nad olid mõnda aega passiivsed. Kui selle sõja esimesed nädalad hakkasid kulgema, märkasime nende tegevuses märgatavamat ja püsivamat kasvu. Hiljuti. Eelmisel aastal tegi Trumpi administratsioon kõik endast oleneva, et rünnata huuti mässulisi, sihtides nende positsioone, ballistilisi rakette ja droone, praktiliselt kõike, mida võib ette kujutada. Iisraelased ja britid viisid seal samuti läbi mitmeid rünnakuid. See oli väga tegus aasta, millal jälitasid seda rümmitust. Pärast kõike seda tundub, et meie ja huutid sõlmisime mingisuguse relvarahu kokkuleppe. Suur küsimus on alati see, kas nad asuvad Iraani poolele selles praeguses sõjas. Nagu Hezbollah sekkus, samamoodi nagu Shia miilitsad Iraagis sekkusid, mida teevad huutid. Sest sellel on otsene mõju teisele olulisele mereteede kitsaskohale, milleks on Bab-el-Mandebi väin. Sellest kohast pead sa läbi minema, kui kasutad Suessi kanalit liikudes Vahemerest India ookeani. See oli seega täiesti ülioluline. Et viia läbi laevavastaseid operatsioone, mida näitab ka see, et nad tulistavad neid ballistilisi rakette Iisraeli pihta. See näitab, et nad on juba otsustanud Iraani toetada. Kui Iraani režiim peaks kunagi kokku varisema, arvan, et hutid teevad praegu üsna saatusliku otsuse. Sest see on tegelikult ainus riik kogu maailmas, kes neid toetab. See on ainus raha, relvade, laskemoona ja kõige muu allikas, mida te ette kujutate. See tuleb Iraanist. Kui nad seda Iraanist ei saa, on neil väga raske end üleval pidada, nagu igal teiselgi.
eriti kui Seva, Saudi Araabia ja teised riigid otsustavad sekkuda Jeemeni valitsuse kaudu ning hakata neid koordineeritult jälitama. Rääkisime umbes 24 tundi tagasi, kohe pärast president Trumpi kõnet. Ta pöördus rahva poole eile õhtul parimal eetri ajal, arutades sõjakäiku. Olime eetris koos Ben Hamadiga FTD-st ja kommenteerisime, et tegelikult ei tundunud, et oleksime eile õhtul palju uut infot kuulnud. Suurem osa sellest, mida eile kuulsime, olid teemad, mida Valge Maja oli juba käsitlenud või andmed, mis olid juba meedias avaldatud. Kõnest on möödunud 24 tundi. Raul, kas Trumpi kommentaaridele järgnes sõjas mingisugune reaktsioon? No meie tähelepanekud näivad tõesti mõju avaldanud olevat. Nafta hinnad tõusid turul, turg langes. Keegi ei kuulnud konkreetset plaani sõjast tegelikult väljuda. Kui sa tegeleksid toorainetega nagu nafta, maagaas või väetised, siis sa ei kuulnud sellest kõnest midagi, mis tooks lohutust ja hinnad peegeldavad öeldud. Sama kehtib kogu turu kohta. Nad said signaale, et võib-olla näeme langust meie sisemajanduse kogutoodangus, tootlikkuses ja ka kasvus, ütleme nii. Kõik see kajastus, turud rääkisid sellest kindlamalt kui keegi teine. Aga see paneb valitsusele suure surve, et nad esitaksid midagi, mis toetaks seda kõnet. Üks asi, mis sellest siiski välja tuli, oli see, millest me olime rääkinud, neid pommitada tagasi kiviaega. See oli suunatud elektrijaamadele, kuid mõjutab kogu kriitilist infrastruktuuri tervikuna. Iraanis on üheks vastumeelsuse põhjuseks see, et kui nende kriitilist infrastruktuuri pommitada, siis nad vastavad samaga ja ründavad kriitilist infrastruktuuri. Hiklaste riigid Pärsia lahe ääres, Saudi Araabia, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja ka Kuveit on juba hakanud seda infrastruktuuri ründama. Igal juhul vabastab see teid piirangud. Vähemalt selline oli algne mõte. Nüüd peame tõesti avaldama Iraanile survet, et nad tuleksid läbirääkimiste raua taha. Ja ma arvan, et president kaalub tõsiselt midagi enamat kui lihtsalt silla pommitamine. Ma arvan, et ta vaatab teisi kriitilise taristu objekte ja ütleb, et tõenäoliselt on see vajalik. Niisiis, mida me sellest kõnest järeldada võime? Kas toimus mingi muutus? Üldiselt on see huvitav tähelepanek, kuid kindlasti oli turu reaktsioon minu arvates kõige olulisem punkt. Nüüdseks on möödas peaaegu nädal. Ma arvan, et sellest on peaaegu nädal, kui valitsuse saadetud uued merejalaväelased Lähis-Idasse jõudsid. Kas oled kuulnud midagi selle kohta, mida need väed on teinud pärast sinna jõudmist? 31. merejalaväe ekspeditsiooni väeüksus on seal. Ma pole kuulnud, et nad oleksid maal midagi teinud. Kuulsin, et nad võisid teel Lähis-Idasse treenida, aga ma ei tea, kas see oli see üksus või mõni teine. Igal juhul on 31. merejalaväe ekspeditsiooniväe üksus seal ja nad on väga võimekad. Neil on pataljon, tugevdatud pataljon, maismaa lahingeelement, palju varustust seal, 800–900 sõdurit lisaks, kombineeritud eskadrill, palju logistikat, juhtimist ja kontrolli, meeskond, kes teeb väga palju. 10. merejalaväe ekspeditsiooniväe üksus on kohe nende järel. Nad peaksid nüüd India ookeani ületama mööda marsruuti, nad ei tohiks kaugel olla. Ja 82 õudesantdiviisi eelüksus, umbes 1000 sõdurit on seal. See võib olla midagi 1000 ja 2000 sõduri vahel. Mida ma kuulen on see, et see on üles ehitatud 82 õudesantdiviisi 1 brigaadi baasil 2 pataljoni tugevusega. Ja see on selline asi, mida sa jälgid, kui planeerid õudessant-operatsiooni Kargisaare või mõne teise saare hõivamiseks. Kui sa tahaksid teha midagi palju julgemat, minna sinna sisse ja proovida võtta kontrolli selle rikastatud uraani üle, mis asub sügavamal Iraani territooriumil. Kas see on see jõud, mida sa tahad? Lisaks kuuleme ka eriüksustest nagu mereväes siilid ja armee rangerid. Nad ei maininud seda otseselt, aga ma eeldan, et seal on ka merejalaväe reiderid. See on samuti üsna tugev jõud. See uus võimekus on sinna jõudmas. Kui ma oleksin Iraani kaitsja Pärsia lahe saartel või Hormusi väinas praegu, tunneksin end väga-väga närvilise. Al Kemper on endine mereväe luureametnik, julgeolekuanalüütik ja Stret taskuhäälingu saatejuht.
mis on Stratis tulemas, AL? No ma räägin palju rohkem Pärsia lahe piirkonnast. Ma arvan, et oleme jõudnud pöördepunkti ja ütlen, mida järgmistel nädalatel jälgida. Mõni ütleb, et sa oled Pärsia lahest juba palju rääkinud. Ma olen rääkinud ja ma jätkan Pärsia lahest rääkimist, sest see on väga suur teema. Üks asi, mida inimesed ei mõista, on see, et paljudel riikidel ei ole suuri naftavarusid. Filipiinid näiteks on riiklikus hädaolukorras. Teil on 30–45 päeva varu. Isegi kui väin homme avatakse, on kahtlusi. Kas nad suudaksid viia nafta Filipiinidele enne, kui riigil kütus otsa saab? See on üks suurimaid probleeme praegu ja see on midagi, mida ma üritan lahendada. Aitäh teie aja eest ja kohtumiseni varsti. Aitäh, Austin! Võid kindel olla. Hästi. Nüüd vaatame otsepilti Kapitooliumist. Kõigepealt pealinna aeg. Kell on just saanud 10 õhtul. Vaatame üle koos Jonathan Huntiga Foxist. Tema on seda jälginud. Ta toob selle raporti kõigest, mis viimase 24 tunni jooksul juhtus, kaasa arvatud president Trumpi eilse õhtuse kõne järelkajad. Vaatame. Me lõpetame selle töö ja teeme seda väga kiiresti. President Trump esitas uue ajakava operatsiooni Eepiline raev lõpetamiseks, mille eesmärgid tuleb täita 2–3 nädala jooksul. Kuid Iraan vastas, rünnates rakettidega Iisraeli ja Pärsia lahe riike. Iraani sõjavägi hoiatas, et neil on endiselt varusid hunnikutes rakette ja droone, mille Zeva pole isegi teadlik. Keskused, mida te arvate end tabanud olevat, on ebaolulised ning meie strateegiline sõjatööstus toimub kohtades, millest teil pole aimugi. President numis taaskord Euroopa liitlasi selle eest, et nad ei võta juhtrolli Hormuzi väina kaitsmisel. Neljapäeval vastas Ühendkuningriik virtuaalse tippkohtumisega veetee taasavamise teemal. Sulgemine tõstis nafta hinda, kuid Valgemaja väidab, et Zeva suudab tormi üle elada. Ameerika toodab nüüd rohkem naftat kui ükski teine riik maailmas. Dereguleerimine, maksukärped ja kõik see aitab meil taastuda. Kuigi eksperdid ütlevad, et Iraani ohu neutraliseerimine järgmise 3 nädala jooksul on keeruline, jätkab Trump kindlalt võitlust. Isegi kui sellel sõjal on piiratud eesmärgid, ei tule järgmised nädalad kerged. Kui Iraan ei ava Hormuzi väina, ütleb Trump, et kui esmaspäevaks midagi ei tehta, kavatseb ta rünnata riigi energiarajatisi Tel Avivis. Jonathan Hunt, Fox Newsist, Stevis.